Mina töötan Tartu Maakohtus kohtuistungi vanemsekretärina. Nagu ametinimetuski viitab, siis lõviosa või vähemalt selle väliselt nähtavama osa minu tööpäevast võtab tõesti enda alla just nimelt kohtuistungitega seonduv. Kohtuistungite planeerimine, ettevalmistamine, nende juures viibimine ning muidugi mõista ka kohtuistungi protokollide koostamine. Aga sellele lisanduvalt on mul tegelikult ka terve rida muid ülesandeid. Kohtutoimikute koostamine, kohtu infosüsteemi nõuetekohane täitmine, ka menetlusosalistega suhtlemine ning menetlusdokumentide koostamine. Ma abistan kohtuniku kohtumenetluse asjaajamisel. Kokkuleppel kohtunikuga paneme me paika istungi kuupäeva. Istungi kuupäeva kooskõlastan ka menetlusosalistega. Seejärel koostan kohtukutsed ja edastan need ka menetlusosalistele. Istungit juhib küll kohtunik, aga minu ülesanne on istungit protokollida. Protokollimine tähendab seda, et ma panen kirja kõik, mis istungil räägitakse ja toimub. Kohtuistungit ka salvestatakse. Peale kohtuistungit on mul võimalus helisalvestus üle kuulata ja teha protokollis vajalikud parandused. Kindlasti peab olema kõrge pingetaluvus, hakkama saama kiirete asjadega. Lisaks on sekretäri tööks oluline, et teaks natukenegi sekretäri tööst eelnevalt. Sa peaksid teadma, kes on menetlusosalised, et ei oleks menetlusvälistele isikule tehtud liigseid dokumente nähtavaks, mida ei tohi teha. On ka konfidentsiaalseid asju, kus pead eriti hoolikalt jälgima, et kellele ja mida tohib üldse nähtavaks teha. Minu töö meeldib mulle, seal on palju väljakutseid, mitte kunagi me ei saa oma tööd ette planeerida selles mõttes, et tihtilugu tuleb palju peale igasuguseid kiireloomulisi asju. See võime pingeolukorras töötada, rahulikuks jääda ja keskenduda on meie töös ääretult oluline, sest neid pingeallikaid on igapäevases tööelus päris mitmeid. Kasuks tuleb hea suhtlemisoskus, positiivsus, korrektsus, hea arvuti kasutamise oskus, toimetulek erinevate inimeste ja olukordadega. Mulle meeldib suhelda erinevate inimestega ja see töö mulle seda ka pakub. Ootame liituma oma meeskonnaga, kui sa oled abivalmis, kohusetundlik ja hea pingetaluvusega.